tere hommikust. Paha olla või? Nina kinni või? Veel midagi või? Mis asi? Pea või? Kurk. Sajab väljas. Jõhkralt palevanud, siin mingit õhku ei ole üldse. Mis sammas? Mõtled elu üle järele. Mõtled jah? Mis elu ütleb sulle? Päris halb on olla. Ma arvan, et meil äkki mingit telgis magamist tegema. Üldse või? No vähemalt siukse ilmaga. See on täielik absurd. Nagu kui sul siuke tervis on praegu, siis nagu mida me teeme? Hommik. Sajab täie pasaga. Teeks see meie tagasöödlikust menüüst. Chicken tatart või? Vist jah. Nice. See on siis vaja nüüd tühjaks võrrestada. Okei. Kus see kassa on siin? Kus pihta hakkama? Kus see kassa on? Kassast õigus. Mis asja, miks me üldse enda toitu teeme? See oleks päris hea, kui sa ütled, et Köök ju. varastame. Toome vorsti ja värki ja... Mis sa arvad, sa ei pannud kinni kõike või? Aga mida ta ei pannud kinni, on need pähklid ja snäkid siin. Ja siin kõik asjad. Võtad selle akupaga masina kaasa. Kõnnid mäest alla vihma ja tuulega, see asi on käes. Lihtsalt sellepärast, et sa saad. Teises käes, et see. See kurdi Coppola selle vaadi kaasas. Komistan iga meetri. 2 tükki. Las sa rääkimata väike vilukseid. Kus kohas? Korraks. Oi, ongi. Did you guys drink coffee already? No. You want coffee? I have coffee. I don't like. You don't like coffee? Okay. Meie minu kalli Arturiga käime niimoodi restoranis. Palju toidu enne? Okei. Aga miks sa arvad, et siia palju sai? See on supp. I like it a lot. Isegi selles juustuga peekoniga kartulipürees polnud nii palju kaloreid kui selles on. Päriselt või? Jah. Kus sul tatrast üldse nii palju välja pigistas, ma ei saa aru. Siin on kirjas, mis siin on. Siin on toidukoor, vaata. Mingi koorega värk. Ma arvan, et selle pealt tuligi. Ja siis ongi jah. Ei olnud sittagi palju. Meil on natuke ikka palju, aga not mucho. See on küll üks Tipa-teip. creepy maavk. Lago Kuranga. See on tema või? Tüüp istub lühkaritega lume sees, teda lihtsalt täielik viista põhjal. Sa raisk. Malavais on päris hea. Mitte üldse halva pärast, aga nagu nii naljakas on kohati nagu siuksed seminaari inimesi või enda vanuseid. Kes nagu ei oska inglise keelt. Kuidas mina näiteks oleks saanud vältida üldse inglise keele oskamist, kui nagu kõik populaarsed show'd, kõik asjad on inglise keeles, nagu inglise keel on nii igal pool lihtsalt. Aga vaata, purjus peaga ta korraks nagu oskas natuke paremini ja mida rohkem tõi, siis lõpp läks täitsa nagu lapp ära. Siis ei saanud enam midagi, hakkasid juba 2 keelt segunema ja... Kunagi ma panin purjus peaga soome keelt ka ja ma olen vene keelt ka rääkinud nagu päris ikka nagu vestlusi vaata. Ja siis hispaania keelega samamoodi. Aga... Need päris vestlused või enda purjus peaga ja arvust vestlused. No mitte mingid sügavad vestlused obviously. Vittua nüüd mina tässä. Kaikille hyvät perunat. Teised nagu, mida pittu sa ajad. Siit sinna Võsoki teatrisse ja siis sealt edasi kas rongi või jalalähme sinna kämpi näiteks. No.
paneme näiteks laagri püsti, saame asjad sinna jätta ja siis me võime ikkagi jalutada sealt sellest Transkalomnitsast sinna, kus meile tahtsime minna, vaata selle järve äärde. Teistpidi või? Jah, sealt nagu selle normaalse tee pealt. Aga ma mingi hetk ärkasin hommikul. Need tüübid olid juba käinud väljas vaata vetsas või kuskil. Ja siis mõtlesin, miks nad tulevad siin pool, jätsid nagu põlema, aga see oli see kuradi lae valgust. Ma lihtsalt ei viisinud püsti tõusta, et tuld kustuda on head, ma ei tõusnud. Täna on see kõrgil bambuusil saab. Näeb iga kord näleks välja. Kõver on ma räägin, see näeb palju nagu kasvaja. Päris näljakas, sul pott üks hetk annab alla. Kõik õmblused lihtsalt. Plapatud lihtsalt. Selja taga. Kuidas tundub? No, ikka sadjab. No ikkagi jah. Ma arvasin, et vähem sadjab. Aitäh. Väike käbin. Meie teine lifesaver käbin. Elus käbin. Alright. Here we go. Peab uuesti õppima kivide peal kõndima. Vahepeal meelest ära läinud juba. Parketi peal. Parketi peal juba. Ära harjunud. Nautisklen. Jah. Ainukesed kohad, mis valutavad, on siit nagu õlgade pealt, kus need suruvad need sangad. Et ma nagu pigem võiks mu endaga juhtuda midagi. Aga sa mõtled see, et nagu see on just veel isekam. Nagu kui teistpidi. Sest et see tähendaks seda, et sina pead kuidagi diilima selle olukorraga, vaata. No mõlemad pidi on fakt. Ongi. Sellepärast peavadki mõlemad ellu jääma. See Norra 2 nädalat, seal jopab meil ilmaga niimoodi, et sa ei suuda ära imestada lihtsalt. Et vihma ei tule ja tuult ei ole. Mitte midagi. Selge. Lähme siis sellise orustusega. Arvestades, et vihma ei tule ja tuult ka mitte. Märg, tuuline. Ja ma lihtsalt hakkasin mõtlema nagu meie peale näiteks, kas me oleme kogenud mingid matkasellid või me oleme mingid täitsa algajad, mis asjad me oleme? Ma ei tea, no siuksed asjad, mis me teeme, kus me näeme, et torm on tulemas ja me ronime ikka kuskile mäe otsa. Ma arvan, et see on ka osa experience'ist, et nagu experience matka ei läheks. Aga samas nagu... Aga kuidas ta selle experience'i siis saab? No selles mõttes jah. Ei no siis ta... No ma arvan, me oleme in progress of becoming. Ma ei tea, see on kõik asjad nagu, mis sa, nagu, et sa tead, millised jalanõud on, mis olukorras jääd, kuidas, mis riideid vaja on, kuidas, mis kaasa on vaja võtta. Ma ei oska öelda. See on hea küsimus kusjuures. Aga mis siis, kui sa tead kõiki neid asju, aga teed risti vastupidi? No siis sa oled idioot lihtsalt. Nagu mina põhimõtteliselt. No võt, mis välja tuli? Klaabu on idioot. Pesuehtne. Pesuehtne idioot. This sport has been created as part of the Tatra Wilderness Project for Children. Kuidas ma aita saan? Bro. Vihma sajab, aga meid ei koti, sest me oleme Eesti rotid. I'm saying. Teeme siin väikse pausi. See jope on nagu läbi hakanud laskma siit kätest ja mul on nagu käed märjad, vaata. Okei. Äkki ma panen see fliisi ikka siin vahele. Pane fliis selga, jah. Kui sul külma, siis sa pead panema. Siin on mingi kosk juba või jõgi suht lähedal. See on kindlasti väga äge, väga mugav ja väga ilus ja nagu viimase peal. Aga mulle tundub kuidagi... See teine ägedam või? Nagu jah, siuke autentsem. Minu arust küll, jaa.
siin on pandud siuke õõnestatud mingisugune pulk, et vesi tuleks sealt see sisse, aga mis see on? See on nagu siit vist võib vett võtta, ma arvan. Okei. Aga ma ei tea, see Ongi jah? slovaki keeles. Kuidas maitseb? Värskelt. Ai. Very nice. Keeruline rada on tõesti. Ups. Vaata sinna. Seal on päike. Linnas. Meie oleme siin ainult päiksevarjus kuskil mägedes. No küll on ilus, noh. Tša! Varsti näeme Koskaga. Ole vaid. Türa kui jõhker. Assa räis. Nii märg. Mul on aku peaaegu tühi, tead seda? Aku on peaaegu tühi. Anna. 8+. Sa võid 4 korda arvata, kas toit on mul suht põhjas või ei ole. Täitsa putt, ma on ikka idioot. Ja veel üks põhjus, miks see kott on sitt, et sa ei saa sellele altpoolt ka ligi või? Saab küll. Noh. Bro. Okei. Nüüd on nii. Kana teriyaki. Läheb. Läheb. Ükskõik mis läheb. Nagu, ma ei tea. Suht retardsus, mis siin kotis praegu toimub. Häbi lausa. See ei ole nagu halb. See on hea jah, mulle ka meeldib see. Kofola oli nagu täis. Kofola on täielik garbage jah. Chicken teriyaki. Või see on chicken või? Mis teriyaki siis see käib? Ütle stopp. Raske tahad? Kassitoitu. Paned litaka, saan panen ise. See näebki reaalselt välja nagu kassitoit. Ole vaid. Hea või? See on nii hea. Päriselt või? Jaa. Nagu tomati ja tšilline. On ju? Mucho hea. Või ei meeldi? Mõnus soe. No see on hea, et ta ei tule, siis seljakotis ei ole mingit tuunikala täis. See kui palju seda siin veel on? Ma räägin, ta ei tule lihtsalt. Kõik on veel sees. Menek. Sooja jooks. Jooksem selle kuuseni, mis seal vasakul on. Seda veel. Tada! Juhtus musik. Kas sa panid nina kinni ja puhkusid või? Okei, väga hea mõte. Korras kõik või? Peaks täiega ringi käiva. Ossa raisk. Okei, ma ei oleks pidanud seda tegema. Serpa muuseum. On või? Jah. Vaata, tänapäeval on kõigil jõhker mingi teadus, et seljakotti pakid siis rasked asjad mingi selja ligi ja mingi bla 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 bla. Teist Sherpad lähevad mingi 200 kiloste külmkappidega mingi puidust raamiga ülesse. Ja siis viskavad selle su ilusti pakitud seljakotti sinna lihtsalt kõlvat otsa. Viskavad seljakoti veel sinna külmkapi otsa, lähevad üles. Pole kühvlit ka. Täiesti haige. Mingi kuradi rihm on tehtud tuletõrjevoolikust. Mingisugused teibiga pehmendused ja läheb Sherpa cafe. Is this coffee shop, no? Of course. Ah. Yes, okei.
jah, õlut või? On siin õlut või? Ma olen küll. Lapse Sherpa. Lihtsalt Annetada saab. Jaa. Vaata, need saab. Ossa. Täiesti haige. Nagu suured need ka on. Nagu tankid. Kuidas nende kohta öeldakse? Mis mõttes? Jäätised. Jäätised, jah? Palju õnne meie muusika. Päris selline kibe. Ma ei tea, mulle meeldib, päris mõnus. Nende odavate õllede kõrva, mis ma olen siin joonud. Vaata uhke värk, et me selle tüübi selles ju Jaa, nagu kõige tegijama tüübi kõige hatis. tegijam tüüp reaalselt, et külmkapp ja kott selle otsas. Pärast oma surma välja antud raamat, siin on juba surnud. Refrigerator. That's called not a chata. See kott, mis tal refrigeratori otsas on suurem kui minu kott. On küll, jah. Teda on vana ka veel siin. Läheb No see lihtsalt on mäest reaalselt, üles. see ei ole, Lakko oli ikkagi see nimi, mis meil ei tulnud meelde. Lakko Kulanga. Täitsa pers. Näe, see on tema, see raam. Nagu nii primitiivne lihtsalt. Tere, see ei ole normaalne. Mis asi see on mingi kuradi töö? Inimene läheb mingi tööpingiga. Mõtle nagu tuul tuleb, oled siukse asjaga kuskil mäe peal. Ma ei kujuta ette, mis siis tegema peab. See tunnetus natukene on mulle millegipärast öelnud, et võib-olla on siin Slovakkia poole peal nagu parem kui seal. Nagu mitmel põhjusel, just seal on rohkem nagu see, et seal on nii reguleeritud kõik, vaata see, et seal on nagu, ja et seal pool on ainult see ongi näiteks Morski, Oko, mis iganes, vaata, mis on sellised turistikad, värgid, vaata. Ühesõnaga, ta ütleb, et Slovakkias on more peaceful, siin on odavam, siin on lihtsam plaane muuta, seal on ühesõnaga nagu crowded, need põhilised rajad kõik on ju kallim, vajad ühesõnaga neid mingisuguseid bookinguid, bla bla bla, igal pool. Ühesõnaga, tratskat, võtame campside'i, siis oleme öösel. See on nagu mingi 2 minutit siit reaalselt. Siis oleme öösel seal, hommikul lähme Bielavodasse. Kas me pakime asjad kokku või? No vaatame seda veel. Ja siis teeme selle pika raja ära. Kui pikk see oli üldse näitas seal või? 16 kilti või? Kõik kokku või? Vist jah, see on nagu circular. No siis on suht lebo. Need mis tahaks praegu või? Kuskil mingi siukse suure šnitsli sisse tõmmata. Jaa, Jorg, sul on ka nagu jälle veits nagu nälg või? Noh, sila voolama praegu. Vaatasin seda pizzapilti, seal mingi täitsa random pizzapilt, ma olen mingi jaas. Pizza on ka, aga tundub hea, kui keegi viskaks mulle lihtsalt frisbeega selle šnitsli suu ja siis viskaks mingisuguse ahjukartuli järgi. Ära peidetud raudteejaam, aga ta on olemas. Täiesti võimatu aru saada, kus see rong läheb. Ma usun ja manifesteerin, et meie rong alles tuleb. No see kindlalt ei saa meie oma olla. Täitsa õige. Ta tuli sealt poolt, nagu see make sense eriti. Tatranska Lomitsa. Kõik lähevad siin maha või? Need ei lähe. Yeah boy. Mis siin lähedal on meil täielikult peldik. On jah? Aga seal on nagu, ühesõnaga, Palju see maksab? telk on 8 euri ja per kärss on 7,50, ehk siis kokku vist 23 äkki või? Okei, normaalne. Kui nad seda mingit turistaks, või no midagi võib sinna lisada. Mingi 25 ühesõnaga. 12 euri on meil siit alternatiiv. Paneme täna siukse hinge alla. See on kõige lahjem. See, mis meie jõime, on ikka natuke kallim. 20 euri. Ja vaata, et on veel ka. 67. Ole võit. Vaata, see on mingi limited edition. Vaata, pudel. Suveniiriks. See on 72 volli. Kaup olemas. Täna teeme siis makarone kanafileega või. Et seal on siuke vaade. Okei.
Bro. Bro. Auto tuleb. Roller tegelikult, aga tuleb küll. On tõesti huvitav, et kõnniteed ei ole. What's up with that? Pläp, 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 pläp. Üks ID-kaart võeti välja, siuke eksplosioon juba. Korras või? Nii kiiresti? No ta tegi kõigi ees seal ilmselt, sellepärast äkki läks nii kaua. Ja... Ma ei tea, jah, tal oli vaata, ta küsib, et mitu telki ja nii edasi. Ja. Mis see reeglid on siis, mis sul öeldi? Pole reeglid põhimõtteliselt. Siit on käiselt platsi. Lähme sinna, paneme kohe sinna või? Ja, muidugi laua äärde kohe. Pole mitte midagi laadida ka, selles mõttes mul on ainult telefoni. Laadida või laadida? Laadida! Laadida! Tja, aga esimese asjana kohe tilk püst, enne kui sadama hakkab või midagi. Jaa. Plätud jalgai. Jaa, issand, see on saad läbi merja siin terve päeva. Обалдеть. Hakkame siis tihti. Almost minestated. Fucking magamiskott on pahupidi. Kuidas see juhtus? Magamiskotti omanik on debil. Et ise kõneleda sellest ühesõnaga selline kummaline näeb välja natuke nagu suitsujuust või siis nagu juustupats, vaata. Yeah. Ta lõhnab nagu juustupats, aga selline nagu kalmaar või? tigu. Assa raisk. Päris mõnus. Mõnus, aga ta ei ole soolane, vaata, pats on soolane. Pats on nagu räigelt soolane isegi. Päris mõnus ju, mulle täiega meeldib. Mul ka. Ja riivjuustu. No võtame igaks juhust. No vaatame, mis me siin üldse teeme. Ja, kas me üldse midagi teeme, võib-olla peame hakkamagi seda keedukana tegema väikses potis. Väga maitsev juust. Naiste dušid siinpool. Ma oletan, et nestamad on siis teisel pool. Kraanikausid. Armitent. Ongi. Hakatakse asjatama. Ja ma ütlen sulle midagi. No. Meil on seda kööki vaja, meil on panni vaja ja natuke õli. Saame sealt teha kõike ju. Vaat seda korra, tule vaat. Ei ole ka halb, on ju. Ega ei ole üldse ju. Tere, ma otsime siukse laadungi endale. Siin saab mingi snitsleid ja asja. Vaatame kindlasti 6 € snitsele. Päriselt nagu süüa siit osta näiteks, kus nagu midagi isutab sul. Ja siis ma keedan seda kana endale. Ja söön seda näiteks homme kuidagi. Ei, ka hommikul meil on ikka vaja süüa ju. Kes oli väga halb mõte? See oli imelik mõte, jah. Ja nüüd see on midagi. Äkki külmkapi. Siin ei ole. Tasakesti rahulikult, see ei ole kindlasti minu need forte omadused, aga... Täpselt. Spagette. Vups. Kallaks. Säherduse lugupilli pean ära sööma või? Kus te ütlesid vähe on? Ma mõtlesin jah. No. Tada! Võimalik, et ta hakkab seda oma. 819 tõusumeetrit kuskile keskeleni tõuseb ja siis tuleb alla tagasi. Ta on trail conditions, mis ma siin näen. Kogu aeg tõuseb. Ainult tõuseb, jah? Väga hull. Nojah. See on ka raske rada nagu. Aga kui me jätame telgi näiteks siia, kas keegi tõesti nagu viib selle telgi minema või? Me isegi ei tea, mis telgiga me oleme ju. No kui me mingi isegi kõige hilisemalt vist 10 alustame, siis me jõuame 11, 12, 13, 14, 15, 4 aeg. See on ideaalis.
aga samas tegelikult, kui nüüd niimoodi mõtlema hakata, võib-olla meil ongi mõistlik siia jääda. Sest mis pointi on meil tegelikult sinna Zakopanesse ronida õhtul? Me võime siit sama hästi minna lihtsalt hommikul rongi peale ja minna nagu hommikuvara sinna ju. Jätame pasa siia. No ma mõtlengi, et teeme selle tripi ära ja jätame telgi ja kõik siia. Jaa. Ma arvan, et see on parem mõte vist. Jaa. See kotti, meil on juba vaata, need ka nii valusad nagu. Mul ei ole. Mul literaali mitte midagi valuta. No okei, ühesõnaga veel ei valuta, kõik on hästi nagu selles mõttes, aga mõtle, ma arvan, et see oleks ikkagi nauditavam nagu, sest me jõuame siia tagasi nagu nii, me ei jää sinna. Okei, selge. Ilm on ilus ja nii edasi ju. Homme lähme matkale ja tuleme. Jume ilma kotitu matkale ja tahaksin mida? Hea küll, aitab. Juulikuus peab pufferiga ringi käima. Ja ausalt öeldes ma praegu tahaksin, et mul oleks samasugused pufferist püksid jalas. See on uus sõber Matthew. Matthew. Kus sa lähed?